Tervist! Kui me räägime asjadest, mida sa saad oma tervise jaoks teha, siis on minu hinnangul kaks sellist, mis tõusevad selgelt teiste seast esile. Esiteks on oluline regulaarne füüsiline aktiivsus, sealhulgas kindlasti lihastreening, kas siis kodus või eelistatavalt jõusaalis. Ja teiseks see, et sa üritad toiduga tarbida võimalikult vähe lisatud suhkruid. Enne kõike fruktoosi, mis moodustab muide tavalisest suhkrust, mis on su suhkrudoosis ligikaudu poole. Sellest, miks on lisatud suhkru ja enne kõike fruktoosi suurtes kogustes tarvitamine nii tervist laastav, tegin ma mõne aja eest ka pikema ja põhjalikuma video, mida ma kindlasti soovitan vaadata, kui teema sulle huvi pakub. Ja sa tahad, et su elukvaliteet oleks pikalt kõrge ja haigused sind ei kimbutaks. Ja viida selle video juurde leiad video alt jutukastist. Täna ma tahan aga rääkida teadustööst, millega sooviti kindlaks teha, kas igapäevane suurtes kogustes süsivesikute tarvitamine võib olla seotud täiskasvanu eas tekkiva astmaga. Kõigepealt paneme aga täpselt paika selle, millest me üldse räägime. Kui me räägime süsivesikutest, siis ei räägi me tegelikult mitte ainult suhkrutest, vaid nende hulka loetakse ka tärklis, glükogeen ja enamik kiudaineid. Kui me räägime lisatud suhkrust, siis peame me silmas süsivesikuid, mida samas koguses ja samal kujul meie toidus looduslikult ei sisaldu, vaid need on sinna toidu sisse lisatud. Näiteks on lisatud suhkur, see lauasuhkur, mida inimesed oma tee või kohvi sisse segavad, või ka näiteks see fruktoosi glükoosi siirup, mida toidutöösturid lisavad suures koguses poes müüdavatesse toiduainetesse. Nii, suhkrutega on nüüd asi selge. Astma on põletikuline hingamisteede haigus, mis võib olla kaasasündinud või siis elu jooksul tekkiv. Astma hoo peamisteks sümptomiteks on näiteks õhupuudus ja hingeldus ja Eestis põeb seda ligikaudu 5% kuni 8% täiskasvanutest, mis on tegelikult ju üllatavalt suur hulk inimesi. Astmat otseselt välja ravida ei saa, ent selle sümptomeid saab kontrollida. Nii, astmaga ka ühel pool. Võtame nüüd ette üsna värske teadustöö, milles otsiti vastust küsimusele, kas süsivesikute tarbimine on seotud suurenenud tõenäosusega haigestuda täiskasvanu eas tekkivasse astmasse. Kõigepealt, tegemist on longituud ehk kohortuuringuga, mis tähendab, et ette on võetud üks suurem grupp inimesi ja uuritud pikem aja vältel, kas ja kuidas nende tervisekäitumine, sealhulgas toitumine, mõjutab nende riski mõnda haigusesse haigestuda või siis üldse selle haiguse kätte ära surra. Ma ei ole tavaliselt seda tüüpi uuringute suur fänn, sest neis leitavad seosed ei ole kindlasti sama kaaluga kui juhuvalimil põhinevatel teadustöödel, sest me ei saa reeglina väita, et tuvastatud seos on võrdne põhjuslikkusega. Antud juhul on minu arvates uuring siiski tõsiselt võetav ja kui ta ei oleks, ega ma sulle sellest ka ei räägiks, sest me teame tänapäeval väga hästi, et lisatud suhkrut põhjustavad ülekaalulisust ja kroonilisi pikemaaegseid põletikulisi protsesse organismis, mistõttu on seos lisatud suhkrute ja nende tarvitamisest põhjustatud tervisehädade vahel suhteliselt robustne, ma isegi ütleks, et ilmselge. Lisaks andmete analüüsimisel võeti lisaks tavalistele näitajatele nagu kehamassiindeks, sugu, vanus, sotsiaalmajanduslik taust, erinevad diagnoositud kroonilised haigused, suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, arvesse ka keskmist igapäevaselt tarbitavate kalorite kogust, mis on ülitähtis, sest see annab meile oluliselt enam põhjust eeldada, et tuvastatud seos võib antud juhul võrduda ka põhjuslikkusega. Teadlased analüüsisid 96 487 inimese toitumist ja nende haigestumisnäitajaid keskmiselt 9,7 aasta jooksul ja vaatlesid, kuidas mõjutab nende riski haigestuda täiskasvanu eas diagnoositavasse astmasse üldine süsivesikute, üldine suhkrute ja eraldi võetuna lisatud suhkrute ja looduslikult esinevate suhkrute tarvitamine. Selleks arvutasid teadlased iga inimese puhul välja,
kui palju moodustab tema päevasest keskmisest tarbitavate kalorite kogusest juba mainitud süsivesikutest, suhkrutest, lisatud suhkrutest ja looduslikult esinevatest suhkrutest saadavate kalorite kogus. Lisaks vaadeldi, kas ja kuidas mõjutab haigusriski kiudainete tarvitamine ja geneetiline soodumus. Selle viimase puhul arvestati selliseid geenikombinatsioone ja geenide avaldumise mustreid, mis on varasemates teadustöödes seostatud suurenenud astmariskiga. No päris korralik uuring, kas pole? Ja nüüd tulemused. Neil, kellel oli analüüsi andmetel kõige kõrgem üldine suhkru tarbimine. No see oli selline seltskond, kelle päevasest kalorikogusest keskmiselt 28% tuli suhkrutest. Ja neil oli võrrelduna nendega, kellel oli kõige madalam suhkru tarbimine, 17% kõrgem täiskasvanu eas avalduv astmarisk. Aga mis on veelgi tähtsam, neil, kes tarvitasid kõige rohkem lisatud suhkruid, oli võrrelduna nendega, kes tarvitasid neid kõige vähem, koguni 22% suurem haigestumisrisk. Rääkides kiudainetest, mille me, nagu ma varem mainisin, loeme samuti enamikul juhul süsivesikute sekka, oli neil, kelle igapäevases toidus oli neid kõige rohkem võrrelduna nendega, kellel oli neid kõige vähem, 16% madalam astmarisk. Eriti huvitavaks muutuvad aga numbrid siis, kui me võtame arvesse ka geneetilise soodumuse. Neil, kellel oli astma tekkeks kõige kõrgem geneetiline soodumus ja kes tarvitasid enim lisatud suhkruid, oli võrreldes nendega, kellel oli kõige madalam geneetiline soodumus ja kes tarvitasid kõige vähem lisatud suhkruid, 112% kõrgem astmarisk. Andmeanalüüsist selgus ka, et isegi see, kui sul on madalaim võimalik geneetiline soodumus haigestuda täiskasvanu eas astmasse, ei nulli see mingil juhul ära seda tõenäosust, suurenenud tõenäosust, mis tuleneb lisatud suhkrute tarbimisest. Okei, palju numbreid, palju müra, aga mida see siis tegelikult tähendab? Laias laastus seda, et kuna astma on põletikuline haigus, siis see, kui sa tarvitad igapäevaselt palju lisatud suhkruid, tekitab su organismis kroonilise põletiku, mille üheks tagajärjeks on oluliselt tõusnud astmarisk. Lihtne ja loogiline. Siinkohal ma tahaksin muidugi toonitada, et see, kui sa tarvitad suuri koguseid lisatud suhkrut, laastab su tervist oluliselt laiemalt, kuna sa keerad sel viisil tuksi oma südame-veresoonkonna, muutud enneaegselt dementseks ja hakkad parimal juhul neelama juba 30-ndates ja 40-ndates elus püsimiseks tablette või sured üldse ära, enne kui sa 50-aastaseks saad. Ja eriti see tagumine osa on nagu minu arust kind of hullem kui astma, mis ei ole ka meelakkumine teadupärast. Ja see 17% või 22%, mis sa suhkrut sisse ajades oma astmariski kergitad, ei tundu võib-olla nii suur number. Aga ma tuletan meelde, et kui sul on selle tõve tekkeks geneetiline soodumus, siis me räägime juba tegelikult 3-kohalisest riskinumbrist. Ja siinkohal on küsimus, et kas sa tead, kas sul on see soodumus? Mina näiteks ei tea ja ma arvan, et sina ka ei tea. Ja see on nüüd mõttekohteks. Kokkuvõtteks ma ütlen niimoodi. Nii astmariski vähendamiseks kui ka üldise tervise hoidmiseks soovitan ma kasutada igapäevaselt nii vähe lisatud suhkruid kui vähegi võimalik ning saada oma süsivesikud näiteks marjadest, puuviljadest ja juurviljadest. Lisaks, kui sa teed korralikult ja regulaarset jõutreeningut ja saad selle tulemusena tugevad lihased, siis saab su organism oluliselt paremini hakkama ka siis, kui sa aeg-ajalt tarvitad suuremaid koguseid lisatud suhkrut. Ja tuleb sellega toime nii, et sellel ei ole pikemaajalisi negatiivseid mõjusid su tervisele. Ja üks asi veel, see on väga loll jutt, et kui sul juba on astma, siis sa ei tohi mingil juhul teha füüsilist treeningut. Teadusuuringud näitavad üheselt, et mõistlikult läbi viidud füüsiline aktiivsus vähendab astmaatikutel sümptomeid ja tõstab nende elukvaliteeti. Seega, jõusaalis näeme!